Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast. Kris küsib. Tervitus tänastele kõikidele podcasti sõpradele ja vaatajatele. Tänaseks minu vestluskaaslaseks ei ole keegi muu kui Premium-liiga kuningas ja Hiiumaa kõige kuulsam jalgpallur. Lisaks ta on veel minu väga-väga hea sõber Andrei Frolov. Tere tulemast, härra kapten! No tere, väga meeldiv sinu podcastis nüüd siin olla siis. Ja minul on ainult suur hea meel, sõps, et sa lõppude lõpuks mu podcasti tulid. Nii, alustame siis täiesti algusest, nagu kõigi podcasti külalistega. Kuidas üleüldse algas sinu jalgpalli teekond ja karjäär? Ja, et nagu sa mainisid, siis Hiiumaad siin korraks oma sissejuhatuses, et siis saan öelda, et Hiiumaalt algas, et küllaltki hilja, 10-aastaselt, aga mäletan, et tädi juures, tädipoja ja tema sõpradega siis toimus selline tavaline igapäevane hoovi jalgpall, kus siis mina ka käisin küll paar aastat nooremana osalesin ja kuna ma väga seal väljakul midagi veel teha ei osanud, siis mind pandi alati väravasse, et üks kõige kehvem vend pannakse ikka tavaliselt väravasse ja seal ma väravas siis olin ja ootasin ja siis mäletan väga hästi seda esimest hetke, kus käis mingi klõks ära, et keegi lõi peale ja ma olin väravas ja lõin nagu siis ühe puutega pealsega nagu seda palli nii kõvasti, kui sain nagu tagasi väljaku suunas ja pall oli siuke vana kulunud pall ja pall lõhkes ja läks katki nagu. Ja nagu päriselt selline lugu oli ja sellest ajast peale kuidagi kohe käis mingi klõks ära ja üliäge mäng ja kõik need asjad ja sealt see alguse sai, et suve siis jah, et kuna Hiiumaal ma olen siis elanud 6 oma esimest eluaastat, siis ma tulin emaga Tallinnasse elama, et siis suved ma veetsin ikka Hiiumaal ja siis 10-aastaselt selle jalgpalli sealt Hiiumaalt leidsin ja siis nii-öelda pärast suvevaheaega sügisest läksin siis jalgpallitrenni FC Floras. Okei. Aga mäletad ka, kes oli su kõige esimene treener üleüldse? Ja loomulikult Priit Adamson oli nii-öelda siis peatreener ja abitreenerina oli siis Priit Toomingas, kes tänase päevani Priit Toomingas siis töötab Nõmme Unitedi noortega, et kuna nüüd ma olen siis Nõmme Unitedis, siis Priitu oma esimest treenerit igapäevaselt ikka näen ja Priit Adamson ju ka samamoodi endiselt veel ju Flora noortega tublisti töötab, et nemad olid minu esimesed treenerid, jah. No otse loomulikult sa näed teda Nõmme Unitedis, kui sa veel oled boss ja kapten seal on ju. Eks ole. Aga siit ongi hea võtta selline järgmine küsimus sulle, et sinu klubikarjäär on üsna kirju ja vahva olnud, on ju. Oled mänginud nii tegelikult Valgas, on ju, siis Pärnus, samuti ka Viljandis, Paides, eks ole, ütlesid Flora, samuti tegelikult oleme ausad, seal võib ka võtta selle Hiiumaa sisse, on ju, nüüd Nõmme United, et räägi lähemalt nendest. Jah, et kui ma meeste jalgpalli tulin, siis kunagi oligi see teistmoodi, et Flora süsteemist ma alustasin ja Flora süsteemi all siis olid tütarklubidena need teised klubid, et mu esimene klubi meestes oli siis üldse FC Lelle, alustasime teises liigas, seal ma sain peamiselt mänguaega, kuigi treenisin igapäevaselt siis Pärnu Tervises, kes oli siis üks aste kõrgemal ja oli FC Flora duubelmeeskond. Seal oli see esimene aasta, sealt nii-öelda vaikselt siis arenesin ja sain sinna Flora duubelmeeskonda ja sealt siis jah, veel edasi minnes Premium-liiga meeskondadest, siis ma mängisin aasta Valga Warrioris ja 1,5 aastat hiljem Viljandi tulevikus, kus sain ka korralikult mänguaega, arenesin ja lõpuks siis nii-öelda jõudsin Flora esindusse, mis oli eesmärk sinna välja ja kinnitasin seal kanda ja need Hiiumaa siis nii-öelda koondise eest mängud, mis on ka siin iga aasta Saaremaa Hiiumaa vahel, et nendele tõesti olen ka osalenud siin, ma ei tea, 4-5 mängul äkki ja mis on ka olnud hästi-hästi huvitavad ja toredad kokkusaamised alati. Okei, nii, aga näiteks ilmselt kõige suurem sinu ikkagi kannapööre oli ju Paide linna meeskonnas, kus ka meie kohtusime.
Jah, kindlasti Paidesse jõudmine oli kindlasti hästi huvitav osa minu karjäärist ja ennem siis Floras pikad aastad mängituna, siis sain sealt tulema ja leidsin endale Paide ja tõesti väga-väga rahul, et ma selle klubiga liitusin ja väga ilusad aastad siin olid ja nagu sa oled ju ise ka öelnud, et sulle natukene inspiratsiooniks olen olnud, et sina ka umbes sellel ajal, kui mina Paidesse tulin, hakkasid seda jalgpalli jälgima, et selle üle on ka kindlasti hea meel, et olen siin ka aidanud kaasa siis Paide ultrafänni tekkele. Ja vahet pole tegelikult, kas selleks kapteniks on Ronaldo või Messi, sest et minu jaoks oled just nimelt sina number 1 kapten ja sina oled ja jääd minu kapteniks. Et kahjuks ma ise oma tervise pärast ju jalgpalli mängida ei saa, et ma olen raske puudega ja see pole kahjuks võimalik. Ja siis ma nagu mõtlesingi, aga kui ma hakkan südamega tegema seda, et ma olen tulihingeline jalgpalli ultra ja enam mingil määral absoluutselt ka kõigile kaasa ja võtan neid kõiki jalgpalli nagu ühtsena, aga sina oled ka ikkagi see number 1, on ju, siis ma peangi midagi tegema suure südamega. Ja, ei, ma tänan kindlasti sind nende sõnade eest ka ja ma arvan, et nende aastate jooksul sa oled ka ikkagi väga tubli olnud ja nüüd on sul oma saade ja ma arvan, Eestis ju enamus inimesi nagu jalgpallisõpru teavad, kes on nagu Kris Murro, on ju. Et tõesti väga tore sinu arengut ka näha olnud. Jah, sest et see kas või podcast on ka sellepärast sündinud ja ma mõtlesin, et ju jalgpallurina ma ei saa panust anda, aga äkki siis selle podcastina ma saan kuhugi jõuda nagu välja, et ma olen ka nagu mingil määral nagu kapten, et ma tahan ka ikka jõuda nagu top 1 või midagi nagu ära teha niisugust suurt, on ju. Ja just nimelt ka see, et ma tahan reklaamida võimalikult palju ka naiste jalgpalli, sest Eestis saab see liiga vähe tähelepanu kahjuks. Ja, absoluutselt, et eesmärgid peavad suured olema. Nii, aga siit on ka hea võtta siis Paide küsimus ja me rääkisime just Paide linna meeskonnast, aga kahjuks ma võin sulle päris ausalt öelda, et väga paljudele Paide vännidele jäi selline arusaamine, et kui toodi klubisse uus mängija, näiteks Hendrik Ojamaa, kellest sai ka kapten, on ju, sind nagu tõugati troonilt, siis läks ainult natuke aega mööda, kus me nägime seda, et meie kapten ei saa enam üldse mänguaega mõningates üksikutes mängudes ja ei läinud ka kaua aega tegelikult mööda, kui tuli teada, et sa lahkub Paide linnameeskonnast. Meile tundub ja ka minule, et tegelikult mingil määral Paide nagu sülitas sulle näkku, viskas sind troonilt, et ütle, mis sul selle kohta öelda on. Kindlasti ei sülitanud keegi mulle näkku, et jah, et võib-olla fännidel võib mingi oma arusaam olla, aga kindlasti mul mingeid negatiivseid asju sellega seoses ei olnud, et võin öelda ka seda, et ma olin ju lõpuni olin kapten, et see, kui mina väljakul lihtsalt ei osalenud teatud mängudes, siis ju keegi teine ju peab olema ja ma arvan, Hendriku näol on ikkagi ka praegu selles meeskonnas üks suurematest liidritest, kes sobib kapteniks ideaalselt, et jah, see viimane aasta tõesti need minutid järsult kärsisid, mingi hetk ei sobinud võib-olla enam peatreeneri plaanidesse või ei nähtud minus enam seda potentsiaali, et eks see on ka jalgpalli osa, et eks mängijana muidugi sa tahad võimalikult palju mängida, oma meeskonda aidata, aga ütleme üldiselt mu viimased aastad võib-olla Paides, kui ma alustasin ju ikkagi keskvälja mängijana ja terve elu olen seal olnud, et siis ma ka mingite olude sunnil ja igal pool mujal, aga keskväljal ma enam viimased aastad ei tegutsenud nagu, et eks oli kuidagi sihuke loomulik areng ja mingis mõttes ma olen õnnelik, et Paide mulle uue lepingu pakkumisega ei tulnud, et ei tahtnud mind kuidagi meeskonda juurde jätta, et sellepärast, et hetkel ma olen nagu jah, väga heas kohas, saan karjääriga edasi minna, täiesti uus värske hingamine Nõmme Unitedi näol ja olen väga õnnelik seal, eks, et ütleme, et see Paidega lahkuminek ikkagi ta jäi positiivseks, Paide jääb alati mulle sügavalt südamesse, kõik need inimesed, kes klubi juhivad ja kõik need fännid, eks, aga minu poolt mingit solvumist kui sellist kindlasti ei ole, kõik on hästi, elu läheb edasi ja lihtsalt nii palju, et jalgpalliväljakul me oleme endiselt rivaalid, et seal armastust ei jagata, et kui ma nüüd mängin Nõmme Unitedis, siis Paide on mu konkurent ja nii kaua, kui ma mängin, siis ma tahan Paide linnameeskonnale nii-öelda kotti pähe tõmmata. Ei, no seda otse loomulikult ja väga põnev on kuulda, et see peabki olema ühel õigel nagu mängijal ja kaptenil, aga
aga võib-olla siit küsiks ka sellist asja et tegelikkuses oleme ausad, sa mängisid päris mitme treeneri käe all, et nii Slava on ju, siis samuti Karel on ju ja ka Ivan on ju, ja kui sa nagu need 3 meest nüüd võtaksid tegelikult kokku on ju, kelle käe all nagu kõige paremini oli nagu mängida, just ma pean silmas seda, et sa vaatad nüüd mängija pilguna, et kumb nagu oli nagu treener. Mõningatel inimestel nagu tundub, et Ivani käe all tegelikult ei olnud kuigi kerge mängida, et tal oli niisugune teatud omaenda iseloom. Kindlasti nende treenerid, kes mul on siin Paides olnud, kõik on kindlasti kvaliteetsed, aga kindlasti ei saa üle ümber Slava Sohvaikost, kes tuli ka siis, alustas peatreeneri tööd samal ajal, kui mina klubisse tulin ja tema mind väga siia tahtis ja tema on võib-olla üldse üks nendest kuskil top 3 treeneritest, kes minu karjäärigi on mõjutanud, et tema uskus minusse väga palju, süstis seda nii-öelda eneseusku ja enesekindlust väga palju, et ma jätkaksin seda et eks ma olin temaga algusest peale ka niisuguses võtmerollis ja üks tähtsamaid vendasid väljakul, et eks siis on ka alati jalgpalluril parem, et kui sa oled oluline osa, et eks tema aeg sai ju ka lõpuks täis ja siis tulid uued treenerid, et Kareliga oli meil samas, kui liigas ei läinud väga hästi, et siis Euroopas ju ikkagi karikavõit tuli esimene, Euroopas jõudsime kaugele, et olid ikkagi mingi nurga alt väga nii-öelda edukad aastad ja kui sa ütlesid et Ivan tuli ka jälle selles suhtes hoopis teistsugust laadi nii-öelda treeningmeetoditega, kõik tema see mänguplaan, kõik need koosolekud ja see professionaalsus, mis seal ümber, et tema tõstis kindlasti seda ja avardas silmi, kuidas ütleme siis Euroopa tippklubides need asjad ideaalis võiks käia, et et temaga võib-olla see tema enda liigne emotsionaalsus, pingetaluvus, võib-olla see siis lõpuks natuke sõi seda meeskonda ja selles suhtes oli raske, aga ei, ka Ivani käe all see nii-öelda mängimine, treenimine, kõik see oli huvitav ja väljakutsuv. Nii, täiesti arusaadav, aga siit on ka hea võtta siis selline asi, et Hiiumaa versus Saaremaa, kohalik derbi mõlemate saarte jaoks on ju. Räägi siis nüüd nendest mängudest meile. Ennem sa tõid küll neid natukene juba sisse, aga äkki midagi rohkemat siis? Et selge on see, et Hiiumaa on alati nendes mängudes parem. Otse loomulikult, tema aplaus, vamos Hiiumaa siis, jah? Ei, muidugi. Et tegelikult vist kõige esimene mälestus üldse selle mänguga on umbes 2000, ma ei tea, 10-12. Midagi sellist, et Saaremaal toimus veel tookord ja ma arvan, et see oli esimest korda, kui ma seal mängul käisin. Ja seal oli veel niisugune huvitav asi, et Kalev Kruus ja Toomas Vara kommenteerisid seda mängu nagu väljaku kõrvalt laivis, nagu, et mängijad jooksid väljaku ringi, mängisid ja sellised tippkommentaatorid nagu siis mikrofoni kommenteerisid seda. Ja Aivar Pohlak oli veel peakohtunik selles mängus Päriselt? Ja Saaremaal siis oli ka, tollal oli ka päris tugev sats, et saarlased ka võib-olla kõige kuulsam saarlane on ju ka Mihkel Aksalu, et tema oli, ma mäletan, veel väravas ja teised ka seal, kes seal siis kõrgliiga meeskonnast mängijad olid, et tõesti selle mängu me vist kaotasime, aga see on ka üks väheseid, mida ma mäletan. Aga nende mängude kohta on alati, kui ma sinna lähen, sa näed neid mehi, millise nii-öelda tuhiga ja tahtmisega need inimesed seal on, et see on nagu väga-väga vinge, et ma olen neile isegi nendele kuttidele öelnud seal, et ma võin siin kõrgliigas mängida, aga mul ei ole isegi kõrgliigas meeskonnakaaslased võib-olla nii suure tahtega, võiks arvata, et on, aga nagu teil siin, et see Saaremaa alistamine on nagu niisugune kinnisidee ja kõigi jaoks kõige tähtsam mäng aastas, et see on alati, et seal niisuguse
tahte taha ei jää kunagi midagi ja kõik pingutavad seal maksimumiga, et nagu siit ongi, vaata, ma korra segan sul vahele, et siit ongi hea küsimus tegelikult, et väga paljud on öelnud, et nagu eluaeg käib tegelikult mõlema saare vahel sihuke kerge vastasseis, on ju, aga tegelikult kõik on lõpuks head sõbrad, on ju, ja tuttavad omavahel, on ju, aga ikkagi see on ju kohalik tervi, on ju, ja ilmselt see ongi ikkagi see, et kumb saare rahvas nüüd näitab teisele hambaid, et kurat, näed, minu saar on ikkagi võimsam, on ju, ja sa hiidlane oled mingi mõttetu ja mis sa ka saarlane tead, on ju, sa ei oska mitte midagi, on ju. Ei, muidugi, eks see rivaliteet on ja jääb ja alati tahad võita ja sport on võidu peale mäng, aga ma ikkagi ütlen, et see on ikkagi veel kõrgem sihuke tase sellest heast tahtes, et su oskused ei pruugi olla nii head, aga see tahe, seda on olnud ka ikka tõesti väga vinge vaadata ja ütleme, et viimased aastad, kui ma olen sinna sattunud, et siis meil on nagu hästi ka läinud, et oleme võitnud neid mänge ja siis on see emotsioon ju veel parem. Ja no otse loomulikult, et siis on ju emotsioonid paremad. Aga nüüd siit siis küsiks sükest asja, et Andre, Nõmme United, kuidas sa sinna sattusid ja tänasel hetkel, mis plaanid sul seal klubis on? Jah, et eelmine aasta siis Paides lõppes leping ära ja alustasin uue koduklubi otsinguid siis, et eks esmane eesmärk oli leida klubi premium-liigast, olid jutuajamised seal Pärnu, Harju, Kuressaare, et ja samal ajal siis tuli ka teisi telefonikõnesid, et ma mäletan, et Mart Poom mulle suht varajaselt ka juba ise helistas, küsis, mis su plaanid on, et sellel hetkel ma veel olin sellel lainel, et tahan premium-liigasse minna. Jah, samamoodi siis need läbirääkimised teiste klubidega läksid sealt edasi ja venisid ja olid ja konkreetsust sealt igalt poolt väga palju ei olnud ja siis suhtlesime mingi hetk uuesti ja rääkisime juba põhjalikumalt, mis klubi eesmärgid, soovid ja asjad, et ja lõpuks tegin selle otsuse, et enne mind veel oli ju liitunud meeskonnaga Sakarja Beglarishvili, kes kindlasti oli ka minu jaoks sihuke ka pisike tõuge veel juurde sinna, et sinna minna ja Nõmme Unitedi klubi teades super noortetöö, head ambitsioonikad nii-öelda omad mängijad siis ja et sinna on nagu väga hea ja peale ehitada, pluss veel treeningtingimused, staadionid, kogu see kompleks seal. Aga võib vist öelda, et tegelikkuses äkki mõnes Premium liiga võistkonnaski pole nii häid tingimusi kui võrreldes sellega, et tegelikult te olete ju esiliiga võistkond olite siis? Ja kindlasti, et üsnagi mitmes klubis, ma arvan, Premium liigas ei ole sellist ju baasi, et vähestel see üldse on ja kindlasti see on hästi suur boonus klubile ja meeskonnale, et väga mõnus on sinna igapäevaselt minna nagu oma koju ja kõik asjad on sul käe-jala juures, on need jalgpalliväljakud, on see kohvik, on see jõusaal ja kõik muud asjad seal juures, et tõesti väga-väga super. Okei. Aga nüüd võtame sihikule selle kõige tähtsama, et Premium liiga ja 521. Ütleb see number sulle midagi? Ütleb. Nii palju neid mänge on ja sinna on vaja nüüd peale ehitama hakata. Eks, et kindlasti jah, et tuli see esiliiga aasta siis vahele, kus oli eesmärk siis võita. Võitsime selle esiliiga ära ja nüüd oleme auga välja teeninud selle koha jälle Premium liigas. Kindlasti oli huvitav aasta, aga järgmine aasta läheb kindlasti palju huvitavaks, tase läheb kõrgemaks, väljakutsed on suuremad ja hea meel muidugi tagasi Premium liigas väljakul olla, et nii-öelda Eesti kõige kõrgemal tasemel ikkagi ja saab olema põnev. Ja siit ma küsikski, et ütle nüüd mulle ausalt, kallis sõber, teed 6 sotti ära või mitte? Seda ma lubada ei saa, et eks vaatab, et proovime vaikselt minema hakata ja vaatame, kuhu see number jõuab, et kui kunagi tuleb 600, miks mitte, hetkel ei näe põhjust, miks mitte. Aga... panuse ja kõik tegelikult lubaks, on ju, paned ikka täiega sinulle, et sükest rekordit nagu üks kurikuulus Jaapani mängija, et üle 50 juba ja ikka mängib, on ju, ja ei ole mitte mingeid. Ja, et mis mitte, võib-olla siin jah, tase järjest veel tõuseb ja ei olegi mõtet. Ja lõpuks paneme niimoodi, et me räägime siin 600, aga äkki tuleb 700 isegi, kõik võib olla, on ju. Kõik võib olla, aga jah,
võtame seda rahulikult, eks siin eraldi eesmärki ja, aga kui tegelikult sa rääkisid suhteliselt alguses Nõmme Unitedist, siis sa tõid välja ka neid teisi klubisid, et kes oli huvitatud, et äkki natuke räägiksid ikkagi nagu lähemalt sellest, et kes need siis konkreetselt olid, ja kuhu siis lõppude lõpuks jäi, et tegelikult sulle otseselt ikkagi premium liigast seda pakkumist ei tulnud, ja mis sa arvad, mis jäi siis nagu selle asja taha pigem? No eks üldiselt jah, see tahe, võimekus võib-olla klubide poolt, et jah, et nagu ma siin mainisin, Pärnu, Harju, Kuressaarega põgusalt, et nendega kõigiga jutuajamised olid, et niisugust konkreetsemat oligi Pärnul olid jällegi mõistetavalt ka muud miinused, et kuna nad on ikkagi Pärnus ja mina pere kõrvalt see igapäevane sõit nii-öelda Pärnus oleks keeruline ja eks ka seal oli mingi osa sellest takistusest, et kolima praeguses elufaasis oleks väga keeruline perega hakata ka, et võib-olla jah, siis Pärnu oli kõige konkreetsem, aga ma räägin, et siis tuli mingi hetk uuesti Nõmme United, koputas uuesti, rääkisime põhjalikumalt ja sinna see läks ja tegime otsuse ära ja ei kahetse hetkeks. Aga ma olen ka mingid kõlakaid kuulnud, et kas äkki Tallinna Kalev oli natukene mingit huvi võis näidata? Ja, et põgusalt suhtlesime ikka, aga jällegi mingit pakkumist sealt poolt kokkuvõttes ei olnud, aga jah, mingid jutumisi oli, et selle ma unustasin tõesti ära. Okay. Aga kas roll tegelikult, ma seda küsiksin ka veel, et sa tõid tegelikult nagu need madalamad satsid välja, aga kas mingi suurem klubi ei olnud nagu mingi tipp-top 3 või 4 või 5 või siukseid eriti vist ei olnud huvitatud. Ja siis küsiks ka tegelikult selle ära, et sa tõid Nõmme Unitedi, ütlesid, et nemad olid huvitatud ja tänasel hetkel sa oled nende kapten, aga rohkem ei olnud nagu mingit madalamat liigast nagu esiliigast siis, kes nagu võib ja isegi öelda, et eritades vana head sõpra Kaido Koppelit, et tema oli üldse kõige esimene vist, kes mulle helistas ja uuris maad ja Elvasse siis ju ka kutsus, aga jah, et mina ikkagi tahtsin ju profina edasi toimetada, et kahjuks seal see võimekus ei ole ju selline. Aga jah, nagu sa ütlesid, tippklubide poolt pakkumisi ei olnud, et loogiline ka mõnes mõttes, et kui keegi just su väga suur talendi austaja ei ole, et siis ikkagi peab ju passi ka vaatama ja kellele mida, eks, et Ja. Ei, arusaadav, aga omalt poolt veel tahaksin siin öelda neile tähtsatele isakestele, et teinekord need vanemad härrad mängivad seal platsi peal tunduvad paremini kui need noored nii-öelda teil talendid ja teevad nii pähe, et ohohoo, Aga küsiks siis sellist asja, et oled sa mõelnud sellele, kui ühel päeval on su karjäär läbi ja finito, lõpp, puid saad ametlikult varna, mis edasi saab? Jah, eks see on selline asi, mis tulevik näitab, aga kindlasti spordiinimene ma läbi ja lõhki olen ja spordi juurde tahaks jääda, jalgpalli juurde siis, et kindlasti jah, et treenerite paberid on tegemisel, et kunagi võib-olla seal valdkonnas midagi teha või mingil muul ametil ka jalgpalliklubi juures. Et kindlasti kõik on lahtine. Samal ajal mõtled ka, et karjäär on pikk olnud, see elurütm on olnud nii palju aastaid täpselt seesama, et võib-olla tahaks korraks aega maha võtta, et teha hoopis midagi muud, võib-olla mingid aastad, eks, et nii-öelda vahelduseks. Et praegune see elu on ju kõik need aastad, et nädalavahetusi ei ole, kõik nädalavahetused on kinni ja jalgpallitreeneri elu on ka üpriski samasugune ju. Et praegu ma mõtlen nii, aga jah, et kui see päev kätte jõuab, siis ma usun, et kõik läheb loogilist rada pidi ja siis saab olema näha, kuhu see kõik läheb. Aga selles võib olla Eesti jalgpallifänn kindel, et Andre Vrolovi jääb eluks ajaks sport. Tema ellu tähendab. Muidugi. Okay. Aga sa siin tõid välja seda treeneritööd, aga kas näiteks võiks ka juhtuda selline asi, et nagu näiteks kas või Gert Kamsil juhtus, et ta oli mängija ja tuldigi öeldi ühel päeval, et siin on sulle pakkumine, tule hüppa täiesti tundmatus kohas pea ees vetta ja hakka spordidirektoriks. Ja, miks mitte, et nagu selles suhtes, et väga huvitav amet jällegi ja Gert ju ka tõesti jah,
tuli peale mängikarjääri lõppu, sai sellise koha ja on ju siiamaani näidanud, et saab sellel kohal väga hästi hakkama ja teeb nagu väga head tööd, eks, et ei pea olema treener, et võib olla mingi muu huvitav nii-öelda siis kutse ka kuskil klubis. Okei. Aga ütle mulle selline asi hoopis, et miks sa arvad, miks just sina oled kapten? Eks ennekõike sihuke iseloomu omadused, et juba noortemeeskondades kandsin tihtipeale paela ja võib-olla jah, sihuke rohkem liider, valjem võib-olla ja ma arvan, et minu mängustiil on ka siis nii-öelda selline, et kõike välja pannes alati ja nii-öelda teistele eeskujuks ja et eks see määrab kindlasti ka suurt rolli, et no kindlasti on olnud au olnud ju ja Paides ju neid pikki aastaid olla kapten ja Floras varem ja nüüd Nõmme Unitedis ja eks üldiselt nad on inimtüübid mingisugused, kes sobivad võib-olla kapteniks rohkem ja mina olen seda tunnet saanud siis palju tunda. Ja ega siis, kui sul on tegelikult kapteni pael, siis see on ju mitmeid vastutusi sul, esiteks sa pead olema platsil täielik see konkreetne üks ainus alfa, mingil määral sa pead olema nagu see isa, ühel hetkel sa pead tegema seda kurjemat häält, teine hetk sa pead olema just nagu see, võib öelda emalik pool, mingi parema sõna, lahkeme sõna, ütleme äkki mingile mängijale patsutama õlale, et kuule, savi, et nii läks, davai, nõustud sa minuga? Ei, kindlasti jah, ja noh, eks võibki olla erinevaid kapteneid, et mõni on võib-olla riietusruumis rohkem kapten, väljakul mitte nii palju või siis vastupidi, et mina pigem ütleks ka, et pigem kogu oma asjadega ma üritan nagu seal nii-öelda jalgpallimängus ja jalgpalliväljakul nagu näidata, mis on õige, kuidas mida teha ja seal siis nagu nõuda, et väljaspool seda, eks ikka suhtled, aitad, kui kedagi aidata on ja vaja, et see käib ka sinna alla, aga peamine on minu puhul küll jah, et seal väljakul toimetada nii. Ja nõustun sinuga, et sa seda näitab küll, et väljakul toimetad. Ma olen iseklikudki seda mingil määral kogenud, et kui olen teil pallipoiss saanud mänguda, kus sa käed, Kris, ruutujen palli, mida sa ootad nüüd, ja siis täiesti Kris lõugab kuskil kauge, et kurat, Kris ei anna neile nii kiiresti seda palli enam, mis sa teed sellele, ei anna neile seda palli venita, ma ei tea, viska umbes kohta see pall, Ma mäletan vägagi, kui ma olen pallipoiss olnud ja kapten on mõningaid sõnasid mulle ka öelnud. Ja muidugi, see käib asja juurde, pallipoisid peavad hästi käituma. Nii, aga kui me jõuame korraga mängude juurde, Andre, mis on see mäng, mis sulle nagu päris tõsiselt nagu meelde jääb, et see nagu sulle tõesti on üks power ja mõtled, et vau, mida ma tegin, see on nagu tõsiselt see mäng, vau, hea tulemus. Ja samuti mõtlen ka nüüd seda mängu, mis on sulle siukse pettumuse valmistanud, et võtad tõesti 2 käega peast kinni ja reaalselt siuke kurbus ja siuke pettumus on. Jah, et alustame sellest kurvemast võib-olla, et 2012 Levadia Flora, et oli siuke sügisele lähedase mäng juba ja olime tabelis nagu Levadiast tagapool ja oli justkui siuke suht viimaseid kohti, et kui me nüüd Levadiat võidaks, siis on võimalus tiitlimängu tagasi rebida. Ja meil oli see hooaeg nagu läinud seal palju pettumust valmistavaid tulemusi oli, et nõrgematelt meeskondadelt saime sealt kaotusi ja kõik nagu meeskond oli hea, aga kõik see tulemus nagu läks kuidagi allamäge. Ja siis oligi see mäng ja see oli väga tähtis mäng kõigi jaoks ja mänguseis jäi 5-4, et Levadia ländi selles mängus 3 penaltit ja tegime veel seal mängu sees mingi tagasituleku vist 4-4 peale veel saime ja siuke võitlus seal käis ja siis oligi viimasel minutil veel kohtunik otsustas vastastele üpperski kerge penalti anda ja see murdis nagu täielikult maha, kaotasime jah selle mängu 5-4 ja ma mäletan, et ma arvan, see on ainuke kord, kus on nagu pärast mängu pisar silma tulnud ja tõesti oli hästi raske seda vastu võtta, et nii ebaõiglane tundus sellel hetkel kogu see maailm, aga näed, elu läheb edasi ja sellest oli õppida. Aga kui jah, midagi positiivsemat, et eks kõiksugu karikafinaalid ja selle karikate tõstmine ja need on
kindlasti hästi kihvtid olnud ja kindlasti koondise debüüt võib-olla jääb meelde. Aga jah, sihuke individuaalselt siis võib-olla üks meeldejäävamid on kindlasti siin mingite aastate tagune Paide Levadia, kui me 4-0 neid võitsime ja oli minu 33. ja seda ma mäletan, 2 väravat veel. Ja, et see 2 väravat, väravasööt ja 4-0 võitsime ja selles, kus suur favoriit selles mängus oli ikkagi Levadia. Ja taktikaliselt seal muukisime nad lahti ja meile kõik õnnestus. Ja isegi mina mäletan seda väga hästi, sest et see oli see ajastu veel, kus Paide ei olnud nagu kõige kõvem, ja kõigilt oli nagu siuke üllatuspomm, nagu mida, ja ma mäletan, et kas see mitte ei olegi nii, et me hakkasime iga mingi 10 minuti tagant või niimoodi nagu lööma ja 10 minutit täitus, kohe värav tuli, 10 minutit täitus, järgmine värav tuli, jälle 10 minutit täitus, järgmine värav tuli ja jälle 10 minutit täitus ja jälle järgmine värav tuli. Ja, et ma olen ka seda ka nagu mõelnud, et et esiteks oli mu sünnipäev, nagu sa mainisid, siis need väravad tulid 10, 20, 30, 40 täpselt nendel minutitel ja ise suutsin 2 väravat lüüa ja tõesti teha väga hea mäng ja need tunded, mis meil pärast seal oli ja isiklikult ka, et need igalt poolt väljaspoolt, need õnnesoovid ja kõik need asjad nagu see lihtsalt super tunne, mida sa iganädalaselt selliseid tundeid jalgpalliväljakul ilmselt ei saa, et võib-olla Messi saab, või Ronaldo. Pigem Messi ikka, Messi. Messi muidugi. Aga et see on niisugune, mis võib siis öelda, et nagu nii-öelda elumäng minu poolt, et hästi äge. Vägagi nõustun sellega sinuga, aga korraks tuleks veel Nõmme Unitedi juurde ka tagasi, et mis arvad, kas Nõmme Unitedi on just nimelt see klubi, kus sa nagu lõpetad oma karjääri ja kas Nõmme Unitedi võib jääda su viimaseks klubiks? Kui sa nii küsid, siis kindlasti võib jääda. Kas ta tingimata jääb? Ei tea. Pigem loodame, et siis jääb, et peab passi ka vaatama, aga kunagi ei tea, aga praegult keskendume sellele, et premium-lihast teha väga hea hooaeg ja siis jälle vaadata nagu edasi, et ei saa kunagi öelda, et on viimane, et eks paistab. Okei, aga korra veel, kui tule veel selle 521 mängu juurde tagasi Premium Ligas, et tegelikult see on müstiline ja väga võimas number, et meie enda Andre Vrolov sellise rekordi on suutnud teha, aga see on ka suurel osas sellest, et sa pole ju kordagi välismaal mänginud, aga kas muidu, ütleme ausalt nüüd, Roll, kas oli nagu mingigi huvi kunagi, mäletad sa mingit välismaa klubit või asjad sinu vastu, tuleb sul ette niimoodi? Ei, konkreetselt midagi sellist ei ole, et ma kuskil testimas ja niimoodi ju ka ei ole käinud, et kui ma see nii-öelda noor mängija veel olin, siis kunagi niisuguseid asju nagu jalgpalliagente Eestis oligi ainult üks ja niimoodi mängijatega tegeles nagu nii-öelda klubi, et tänapäeval on asjad teised, et kontaktid on teised, võib-olla need liikumised on ka mingil määral lihtsamad, aga teine pool ka see, et jah, et võib ma ei olnud võib-olla nii silmapaistev, et minu trumbid olid millegis muus siis, et ma olen ikkagi olnud meeskonnamängija erinevates asjades heal tasemel, mitte milleski võib-olla mingi supertasemel, et kui sa tihti vaatad need mängijad, kes Eestis kuskile liiguvad, siis neil on kindlasti mingisugune väga hea omadus, et kas see on siis väga kiire mängija, ülitehniline mängija või sellised asjad, et võib-olla mul siis seal kuskil 20-ndates alguses võib-olla seda nii väga ei olnud, et noortekoondistes ka kõikides ma ju mängisin, aga need nii-öelda paremad mängijad olid siis need teised mängijad ja kes ka hiljem nagu liikusid sinna, et jah, et see 521 mängu on tulnud suuresti selle pealt, et ma olen ju siin liigas mänginud, aga samal ajal ma olen mänginud ikkagi Eesti tippklubides ja seal neid mänge kogunud ja kindlasti uhke selle üle võib olla. Korra märkisid siin ka A-koondist, et ikkagi A-koondisest on sul mänge kirjas 6, kas mäletad ka oma kõige esimest debüüti? Jaa, seda mäletan väga hästi, et oli siis, kas see siis võis olla peale hooaega, jah, siis oli nii-öelda seal Araabias käisime, Omaanis. Omaani koondise vastu oli mäng, sekkusin vahetusest, olime 1-0 kaotusseisus
tulin jah mängu, suutsin nurgalöögist põhimõtteliselt anda värava söödu, Gert Kams vist lõi sealt värava ja hiljem Henri Anier lõi siis 2-1 ja võitsime selle mängu, et kindlasti kaotusseisust tulime välja väga niisuguses palavas keskkonnas, kus kindlasti füüsiliselt oli kõigil väga raske, et niisugune huvitav kogemus sellises kliimas siis nii-öelda jalkat mängida, aga jah, et võiduga sealt tagasi tulime ja see oli siis minu esimene mäng, jah. Okei. Aga jõuame sellise küsimuse juurde siis, et on Andre Orlovil ka mingi hobi või huvi või lemmiktegevus? Ja, et hobide kohta kindlasti on korvpall, midagi sellist, mida hobi korras kindlasti palju üritan mängida, kui vaba aeg on, eriti suvel, kas siis sõpradega koos või kas või teinekord üksi pall võtta ja minna lihtsalt loopima, et see on niisugune väga mõnus ja nii-öelda teine lemmik spordiala, et jälgin ka peale jalgpalli siis korvpalli, ma arvan, just kõige rohkem ja hoian silma peal NBA-s, Euroliigas ja viimastel aastatel nüüd ka õnneks rohkem Eesti kohaliku korvpalliliigal, et olen siin ka rohkem teadjamaks saanud. Okei, nii et võib öelda, et peale jalgpalli on korvpall see just nimelt teine lemmik spordiala sinul? Jaa, kindlasti jaa. Okei, aga mis on näiteks su lemmik korvpalliklubi ja ka näiteks mängija? Hetkel jah, kui ma kedagi fänn on kõige rohkem, siis Stephen Curry, kes mängib Golden State Warriorsis, et ta on kindlasti niisugune tänapäeva mängumuuti olnud, kes viskab igast asendist pallid korvi ja kindlasti hästi niisugune põnev vaatamine, et võib-olla võrdluseks tuua jalgpallist siis Messiga, kes ka sulle pakub niisugust silmailu, et sealt kindlasti see, jah. Okei. Ja siis klubi oli ka? Golden State Warriorsis, kus Stephen Curry mängib. Okei, selge pilt. Aga siit on ka hea võtta siis jalgpalliteemaline asi, et põhimõtteliselt seesama, et mis on Andre Orlovi lemmik jalgpalliklubi, samuti ka tegelikult riik ja mängija, nagu mängijana võid ka näiteks tuua sellise inimese, kes on nagu sinu eeskuju või mingi motivaator või? Jah, et kunagi väga noorena esimene mälestus jäi mul 99. aastast Champions League'i finaal, kui Manchester United nende lisaminutite väravatest võitis Bayernit ja see oli kõige esimene jalgpallimäng, ma mäletan, mida ma nägin ja kohe oli niisugune triller ja siis sealt edasi jälgisin seda Manchester Unitedit mingi ajani, aga kui hakkasid Barcelonas pead tõstma seal Ronaldinhod ja siis ma kolisin sinna poole kindlasti kiiresti üle ära, et sellest ajast peale jah, et pole nüüd paduv fänn, aga kindlasti Barcelona toetaja olen olnud pikki aastaid, et seal on alati olnud sellised teatud mängijad, alustamegi siis Ronaldinhost, millal järgnes siis Messi ja kunagi varem veel Rivaldo, eks, et enamasti jalgpalli mulle meeldib mingi teatud isikute tõttu ikkagi kõige rohkem vaadata, et kes suudavad imelisi asju väljakul teha, et seda fännina nii-öelda on kõige parem vaadata, et hetkel on see Barcelona fändlus muidugi sealmaal, et väga harva nende mänge vaatan. Et pigem, kui mul on valikus, siis ma lükkan peale Real Madridi puhtalt lihtsalt mängu tõttu, et see Real Madridis võib-olla see mäng on niisugune rohkem nii-öelda yoga bonito ja niisugune mehed hullavad ja rohkem niisugune vabam, et see nagu kõidab nagu nii-öelda, kui sa mingit mängu vaatad, et Barcelona viimased aastad, et ei ole pärast seda Messi lahkumist, siis ei ole esile kerkinud selliseid superstaare või väga huvitavaid minu jaoks vähemalt ja see, kuidas nad siin viimastel aegadel on mänginud oma kõrge liiniga ja seda offside trappi tehes, et see jääb kohati nii marru, et mäletan siin kevadel vaatasin seda Champions League'i neid mänge seal Interiga ja uskumatu, et sellisel tasemel niimoodi saab, et olen ikkagi Barcelona toetaja, väga ilus linn, väga super klubi, aga ootame siis, kui sinna jälle saabub keegi mängija. Aga küsin korra vahetuseks ühe asja, et kuna see ajas sind nagu kurjaks ja närvi ka, kas võisid kuskil olla ka väiksed petid peal, just nimelt Barcelonale, väiksed mingid rahad, et kuule, et midagi võib tagasi tulla või? Ei, pette kindlasti ei ole pettinud, ma ei ole ikka väga ammu, et olen sellest maailmast täitsa eemal hoidnud ennast. No mina võin öelda, et Barcelona hoiab kõrget lippu üleval näiteks Aitana Bonmati.
maailma parim naisjalgpallur. jah, seda küll, võib-olla peaks siis seda rohkem jälgima. Mina vähemalt jälgin, aga näiteks kas riigis unustasid mulle öelda, on mingi sihuke koondis, mis sulle meeldib, nagu peale muidugi Eesti? Ei, muidugi on, et eks on ajajärkudel erinevad need olnud, aga ütleme, et üldiselt, kui nüüd tuleb jälle MM ka, siis kõik need MM-id ja need ma olen alati Lõuna-Ameerika satsid nagu on number 1, et kunagi väga meeldis Brasiilia. Nüüd tänu Messile siis on see Argentiina peale läinud, aga mulle lihtsalt meeletult meeldib see, nagu ma ennem ka mainisin, see samba jalgpall, natuke vabam, kus tehakse võib-olla rohkem niisugust, mängijad otsustavad rohkem, et tänapäeva jalgpall on väga palju raamidesse läinud, eriti Euroopas, kõik on väga taktikaline, väga füüsiline, kõik toimib nagu masinavärk, et kui ma fännina jalgpalli vaatan, et siis ma tahan näha niisugust, kus mängijad naeratused näol ja naudivad seda mängu ja teevad igasuguseid hulle asju, mida nad oskavad teha, et jah, et võib-olla nendest riikidest siis on Brasiilia ja nüüd kindlasti Argentiina, et viimane jah, see MM väga lootsin seda Argentiina võitu ja lõpuks tuli Messile see ära ka, et super emotsioonid. Okei, aga näiteks lemmiksöök, mida Andrei Frolov sööb enne mängu ja näiteks ka üleüldse, mis söök sulle täiega meeldib? Jah, et abikaasa oskab päris hästi kokata, et võib-olla karulaugu risotto on üks tema firmakatest, aga kui sa küsid lemmiksööki enne mängu, siis see tihtipeale ei ole, et see ei pea olema nii-öelda mingi väga maitsev roog, et see pigem niisugune lihtne makaronid, tükike liha ja salat, et see on nagu nii-öelda kütus, et aga kütus, just sinu puhul on kütus. jah, et enne mängu tuleb kindlasti süüa siis nii-öelda õigeid ja mis sulle kõige paremini sobivaid nagu asju, et seal jah, ei ole mõtet mingisugune gurmaan olla, et kütus peab sees olema korralik, aga üldiselt eks siin Eestimaal niisugused kodused toidud väga-väga kindlasti meeldivad. Nõus, aga võtame siit kuule sellise asja, nagu sa tead väga hästi, et mina olen ka väga suur naiste jalgpalli austaja. Kuidas näiteks isiklikult Andrei Vrolovile läheb korda just nimelt naiste jalgpall? Me võime ju kas või selle teha, et sinu enda võistkonna nüüd Nõmme Unitedi naised olid väga tublid ja võitsid nii-öelda oma selle tabeli. Ja, et naiste jalgpalliga side on, kui ma kunagi veel noor olin ja mängisime sõprade-tuttavatega ka mingid treeninguid, kus olid siis ka juba tol ajal Eesti kõrgliigas mängivaid nii-öelda naisi oli ka seal pundis nagu, kellega koos sai siis mängitud, et tuleb äkki mõni nimi isegi meelde? Ja, Ingrid Pihela kindlasti üks nendest ja ma ei tea, võib-olla Ave Pajo kunagi oli selline mängija, kes oli seal pundis ja et hästi huvitav oli jah, et ise olid ju veel noor ja nende tase oli ka päris kõva tollal vaatasid, aga jah, et hetkel viimased aastad on lihtsalt pigem hea meel, et see asi liigub õiges suunas, et see asi areneb, sellele keskendutakse nagu rohkem, et see naiste jalgpall ka meeste jalgpallile järgi jõuaks, et väga palju mänge ma vaadanud ei ole, et see aasta ma vist ühtesid Eesti A-koondise mängu vaatasin, mis A. Le Coq Arenal toimus, ma ei mäletagi täpselt, mis riigi vastu see oli ja et siis ma panin selle peale ja natuke vaatasin, aga jah, liiga palju infot ei oma mängijate kohta. Okay. Mul on päris paljud meesmängijad öelnud, et teinekord mina olengi just nimelt see tegelane, kes neile selle info edasi annab, sest et nad jälgivad mu stories ja Instagrami ja Facebooki postitusi ja kõike. Ja, et kindlasti on just jah, nii sinu podcast või teised podcastid ka, kes sellel teemal ju peatuvad ja kindlasti see on väga hea ja sealt saadki ise ka teada, selgitatakse mingeid asju paremini lahti enda jaoks ka, et sealt seda infot saab isegi ja minu kõige suurem eesmärk ja sellesama minu podcasti eesmärk olekski see, et ma loodan, et ühel päeval saan ka mina oma panuse selleks anda, et meie naised ja meie tüdrukud on samamoodi profitasemel, kes suudavad ka endale palka välja teenida naiste jalgpallis, nagu seda on Andrei Frolov, kes on meeste jalgpallis.
ja väga positiivne siin ka Paides olles, et ju Paide linnameeskond ju ka keskendub sellele, et siin järgmine aasta on jah, oleme naiste meistriliigast Paide linna kõrgliigas ja naistega. hakkavad ka panustama rahaliselt sinna päris Ja, ilusti. et väga kihvt, et seda arendatakse ja loodame, et kõik läheb hästi ja tuleb sealt ka tiitleid. Jah, aga mul on nüüd sulle ka 2 nii-öelda sukest välkküsimust, mis on alati kõigile nii-öelda podcasti saatekülalistele. Nad ei tea, mis see on süke. Nii, alustuseks on selline asi, sa võid mulle esitada ükskõik mis küsimuse, mida sa soovid. Kes on sinu lemmik jalgpallur üldse maailmas? Kogu maailmas või? Jah. No kui kogu maailma juba võtta, siis ma usun, et iga minu vanuses poiss, kes on selle üles kasvanud 2 mehega, selleks on Ronaldo ja Messi, siis iga poiss, normaalne poiss vähemalt, valib Argentiina kuninga ehk Messi. Nõus. Nõus. Aga Ronaldo kohta võib ka kindlasti öelda. Absoluutselt, sellepärast, et Portugali asja, mis isiklikult ka veel nagu Ronaldo puhul tahaksin öelda, on see, et tegelikult nüüd ta ju sai 40 ja vaadates seda, missugune vorm sellel mehel on oma vanuse kohta, et mõningad nagu noored kutid ei saa isegi ligi lähedale sellele tüübile, et müstiline nagu tahtejõud, et esiteks, mis hullud paneb selle Saudi-Araabias samuti oma koondisest, et müstiliselt lihtsalt nagu tubli ja suurepärane uskus või nii, et lihtsalt müts maa absoluutselt Ronaldo ees ka. Aga Messi on ikkagi nagu see vist ikkagi paneb rohkem süda nii-öelda põksuma. Ja Messi kohta võib ka kindlasti öelda, et ta on väga heas füüsilises vormis. Täpselt, täiesti nõus, et selles suhtes ma nagu seda just ütlengi, et need mehed, kes ongi nagu 40 või jäägi üle 40, et see mingil määral nagu täitsa uskumatu, et see nagu jalgpall läheb nii kiiresti tegelikult edasi, ja meil on neid andekaid nagu noori ka või nii, ja need noored nagu pingutab nina verest välja, aga no ei saa, mehed panevad vanus 40 ja nii hullu veel, et oleks nagu ise 20 naine. Eks see ongi vanemate ülesanne koolitada nooremaid ja mitte lasta neil endast mööda joosta. Nojah, ja üks mees istub siin samas minu Täpselt nii. Ja nüüd viimane selline küsimus sinule, millega me tõmbame podcastile joone alla, on see, et ütle nüüd, sõber, kuidas minu väike panus üleüldse sinule isiklikult korda läheb? Mida ma nagu üleüldse siin kõike nagu Eesti jalgpallis üleüldse teen, ka see sinu vännamine, ja siis üleüldse, mis panus ma olen selle naiste jalgpallile, Eesti meeste jalgpallile ja samuti sa ju näed, et ma teen siin iga mängi, et kui sa veel Paideski mängisid, lähen teen selle Flora poisiga pilti või seal Levadia omaga või Narva omaga või vahet pole, kus ta on. Kindlasti väga lahe, et sa oled olemas ja seda teed, et kui ma Paides mängisin, siis sa olid alati meil seal olemas ja toetasid, et kindlasti näitad ka mingisugust eeskuju, kuidas asjad võiksid olla. Et ja üldiselt jah, et eks sul see on päris lai, tore, et sa jälgid ka naiste jalgpalli, on seal tutvusi, et võib-olla väike terake seal potis on see, et kui mina olen Paide mängija ja Kris on meie ultrafänn ja siis Levadia saab meie staadionil siin karika kätte ja sa oled pärast mängu nende mängijatega koos pilti tegema, vaata, et siis see võib-olla natuke närib, aga samas ikkagi sa oled nagu kogu Eesti nagu nii-öelda jalgpalli nagu austaja ja toetaja, nagu, et selles suhtes selle nurga alt ka on see arusaadav. Ja seda ma olengi väga paljudele ka öelnud, et ma olen ka üks nendest fännidest, et ütleme ausalt, et sul on see kehva ja siit tunne sees, aga vaat see näitab just nimelt õigesti, et sa oled jalgpallifänn, kui sa lähedki, paned käe pehku, et palju õnne, täna oli teie päev, mis teha, palju õnne 3 punkti puhul või nii, palju õnne võidu puhul, davai, kas vähemalt lohutuses ühe asja saab, pilte saab sinuga või? Ikka saab, ja teeme ära, ja siis ütlen, et davai, et seda kurbust veel vähem, äkki saab särgi ka, davai, saab ikka, Lepistu Brent annab seljast või Frank Liak andsid, siis kui sa veel mängisid. Aga nüüd mul on veel tegelikult sulle üks väike palve. Kui sul täitus täpselt 519 mängu, kinkis Ale Kokk sulle vahvad joogikesed, et kuningale väärilised, siis ma palungi nüüd sulle siia peale panna oma autogramm seesama aasta, kui sul täitus täpselt seesamune 518 mängu ja kirjuta seesama number ka siia. Ja siit on ka hea üks küsimus sulle esitada, et kas oled varasemalt õllepurgi peale oma autogrammi pannud?
kindlalt ei oska öelda, et võib-olla isegi ei ole, et nii, et esmakordne. Ja see läheb muideks minu jalgpallimuuseumisse seisma, sest mul on juba omaenda jalgpallimuuseum peaaegu asjadega. Aga sellega ongi hea tõmmata podcastile joon alla. Tänaseks minu vestluskaaslaseks oli mu super hea sõber Andrei Rolov. Jäägu ootama, kes on mu järgmiseks saatekülaliseks, aga ennem palun minge pange YouTube'is follower Kris küsib, samuti Instagramis follower Kris küsib, samuti Facebookis Kris küsib. Samuti tahame tänada oma koostööpartnerit Crazy Trahterit, kes on meile jälle pannud siia välja juustupallid ja sidruunivee. Lisaks ma tahaksin tänada kogu südamest kõiki oma podcasti külalisi, kes tulevad siia Paidesse minu pärast kohale omaenda kulude ja kirjadega, kellel ei võta see tükki küljest ära, et siia sõita. See on minule suureks asjaks, et ma saan oma palavat tehtud, armastatud asja teha. Suured tänud teile ja peatse nägemiseni ja kohtume juba õige varsti ja jäägu ootama, kes on mu järgmine saatekülaline. Tšauki! Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib.